Tere hea Postimehe tellija, oled sattunud vaatama saadet Peetri Pilk. Minu nimi on Mattias Jõesaar ja olen tänane saatejuht. Olen omale saatekülaliseks valinud ungarlanna ja soome-ugri keeleteadlase Bogata Timari. Tere Bogata! Tere! Kuna sa oled Eestis üks selline väheseid ungarlasi, kes ise ka aktiivselt kommenteerib Ungari elu ja sa räägid hästi eesti keelt, siis muidugi kõik meediamajad tahavad sind enda juurde külla kutsuda, intervjuud andma. Et kuidas sulle selle nädala meediatuur on möödunud? Alustasin esmaspäeval Äripäeva raadios ja siis tuli Kanal 3 ja samal Delfi palus minult arvamuslugu teha. Nüüd olen sinu juures ja pühapäeval ma veedan hommiku Anuga. No, siis ongi enda tööd nagu ei jõuagi teha. Aga mul on ka tõesti hea meel, et sa said ka meie stuudiosse tulla, et saad siis kõik Eesti meediamajad läbi käia. Aga muidugi kutsutakse sind külla enamasti rääkima just toimunud Ungari valimistest ja sellest, milline on suhtumine. Aga mina tahaksin alustada tänast saadet ikkagi sinu erialaga seoses. Ja paneks siia esimese uudise juba. Esimene uudis räägibki soome-ugrilastest ja üks Narvas elav ingerlanna on kirjutanud Põhjarannikule uudise sellest, milline on soome-ugri hõimurahvaste olukord Venemaal. Et ka sina oled tegelenud soome-ugri hõimurahvastega Venemaal ja ehk oskad natuke seda olukorda enda poolt kommenteerida, et see Narvas elav ingerlanna on kirjutanud, kuidas soome-ugrilasi süüdistatakse Eesti spiooniks olemises ja kui marid saatsid eestlastele enda veebiportaalis tervituse, siis selle peale määrati trahv ja kõiksugused sidemed Eesti MTÜ-dega, Venno-Ugri ja teistsugused, mis kureerivad soome-ugri kultuurisidemeid, et need on kuulutatud Venemaal ebasoovitatavaks ja suhted on katkenud. Et kas oskad seda teemat enda poolt veel kommenteerida? Aitäh, et esitasid küsimuse minu eriala kohta ka ja tahan alustada sellega, et Jekaterina Kuznetsova, kes elab Narvas, tema teeb suurepärast tööd, et vadjalasi ja ižoore nähtavaks teha ja nende mälu hoida Narva piirkonnas, kus nad on ju põliselanikud, nii et suur au talle ja ta on täiesti väärinud seda, et tema MTÜ ka kuulutati ka veel ja selliseks ebasoovitavaks ettevõtteks või nagu organisatsiooniks Venemaal, mis on nagu terrorist või ma ei tea, mis iganes. No mida öelda nende kohta? Jah, minu eriala on Volga piirkond, mina uurin marilasi normaalsetes aegades. Aga hetkel ei ole väga palju midagi teha ametlikul tasemel soome-ugrilastega. See ei tähenda, et me ei hoia neid silma peal. Näiteks 17. märtsil avaldas Venno-Ugria raportaaži välisministeeriumile, milles tutvustavad hõimuorganisatsioone nende tegevust Venemaal. Aga sellest ka selgub, et see on niivõrd politiseerunud ja niivõrd võimupartei all nagu tugevalt nende poolt reguleeritud, vaadatud, kontrollitud, et lihtsalt ei ole midagi teha nendega. See on liiga riskantne, see on liiga vaenulik. No see muidugi ei tähenda, et isiklikud sidemed on täiesti katkenud, aga hetkel me ootame paremaid aegu. Kas sind ei ole aidanud see, et mina olen ungarlane, mina ei ole Eestis, ma olen Orbani Ungarist, et minu suhted, et mind ei saa Eesti spionaažis süüdistada. Et seda sul ei ole olnud, et kui tahad suhelda udmurtide ja maridega?
ei vana hea Orban ei aidanud mind niiviisi ja minul on tegelikult natukene kriminaalne mingi nagu ajalugu endal ka Venemaal, et ma ei arva, et nad annaks mulle viisat. Nii et kannad ka uhkusega seda märki, et oled seal siis kuulutatud terroristlikuks? Ma ei ole veel terrorist, kahjuks ma ei ole veel terrorist, aga ma olen rikkunud seadust Venemaa. Selle üle olen väga uhke. Ja küll, aga lähme edasi järgmise teema juurde, mis tegelikult puudutab ka ikkagi soome-ugri vähemust ühes suures slaavi riigis. Ja me räägime ungarlastest Taga-Karpaatias Ukrainas. Ja võtaks siis ette ka järgmise uudise. See on üks Delfi vahendatud lugu ühest Vene väljaandest Provereno, mis analüüsis Orbani meelset valeinfokampaaniat valimiste ajal. Ja üks osa sellest puudutas ka Ungari vähemust, et kuidas Ukraina ja Ungari suhted hakkasid halvenema Orbani teise ametiaja jooksul ja 2017. aastal allkirjastas toonane Ukraina president Petro Poroshenko uue haridusseaduse, mis kohustas kõiki riigikoole minema alates 5. klassist üle ukrainakeelsele õppele. Et kuigi see seadus oli mõeldud eelkõige vene keele mõju piiramiseks, puudutas see ka Taga-Karpaatia Ungari vähemust, et sel ajal oli umbes 130 000 inimest. Ja ma tahaks küsida, et seal muidugi rääkis sellest veel pikemalt, kuidas seda Ungari ja Ukraina vahelist natukene tüliküsimust on ära kasutatud, et kui suur see teema tegelikult Ungaris on, kui see propaganda kõrvale jätta? Okei, no propagandat on raske kõrvale jätta, aga kui räägime keeleseadusest, kui see kehtestati, see oli tõesti, ungarlased võtsid seda väga halvasti. Et sellest tuli skandaal ja ma tahan öelda ka seda, et seda Orban ei alustanud. Seda alustasid ukrainlased. Ja ma arvan, et nad ei mõelnud seda korralikult läbi, aga peab seda ka ütlema, et aastas 2023 see seadus leevendati ja enam nii ei ole ja ungarlased võivad kasutada ungari keelt või õppida ungari keeles edasi. Nii et keeleseadus hetkel ei ole suur teema. Muidugi ungarlased hoolivad Ukraina nagu Taga-Karpaatia vähemusest ja sõda on oluliselt mõjutanud neid. Enamik nendest tegelikult lahkus Ukrainast, põgenes Ungarisse, nende majadesse kolisid ukrainlased. Nii et seal juhtus suuri muutusi, aga ja ma tahan seda ka rõhutada, et ungarlased ikka hoolivad ka ukrainlastest ja Ukraina sõja toetamisest. Et on Taga-Karpaatia pataljoon, seda toetavad väga paljud ungarlased nii rahaliselt kui tegudega ja asjadega, et ikka hoolivad omadest ja lihtsalt nagu Vene vastu võitlemisest. Ja et siis see ungarlaste suhtumine Ukrainasse, et milline see on, et siis pigem ikkagi toetav? No sõltub sellest, et kellelt küsime, kuna see viimane kampaania on väga kõvasti kasutanud Ukrainat, et näidata seda kõige suurema ohuna, mis kuidas öelda, et Orbani kampaanias kogu aeg peab olema vaenlane ja hetkel nüüd peamine vaenlane oli Ukraina ja ukrainlased ja sõda ja Zelenski ja nii edasi. Ja sellepärast, muidugi paljud uskusid seda propagandat, sest see oli nii kõva. Et
on palju ungarlasi, kes mõtlevad ukrainlastest väga halvasti, aga on veel rohkem, kes jah, pigem toetavad Ukrainat. Et lihtsalt aju ei ole veel niivõrd pestud nende. Jah, siin vist võiks mainida ka seda, et Ukraina sõjakangelane Robert Madjar, me hiljem räägime veel ühest Madjarist, aga Robert Madjar-Provdi on ise etniline ungarlane ja tema see Ukraina troonibrigaad, Madjari linnud on vastutavad selle eest, et vastutavad väga suure hulga Venemaa kaotuste eest, et nad on väga-väga hästi selle asja tööle saanud. Aga võtaks juba siis ette kolmanda uudise, et selle oled kirjutanud sina ise Delfi arvamusportaali, et kas teate, mida kõike on vaja, et Orbani vastu valimisi võita. Ma ei hakka seda ümber kirjeldama, äkki räägid oma sõnadega, millest sa siin kirjutasid? No see lugu sündis nii, et ma vaatasin, mida kõike välismaalased on kirjutanud Peeter Madjarist ja tema võidust ja ma sain aru, kui valesti nad sellest aru saavad või kui valed arvamused sündisid ja kui pinnapealne tema käsitlemine oli. Ja ma lihtsalt vihastasin ja kirjutasin ennast välja, et kuulge. Ja ma kirjutan seal sellest, et Madjaril oli väga raske võita, et Ungari valimised olid niivõrd, reeglid olid niivõrd kallutatud, no ütleme nii, et Fidesi poole, aga tegelikult võitja poole. Ungari valimissüsteem on selline, et kompenseeritakse võitjad, selline Ameerika moodi, winner takes it all moodi süsteem, mille abil on väga lihtne saavutada üleelamus, et selline nagu valitsev enamus, vabandust. Et ja see oli nii, valimispiirkonnad oli niimoodi joonistatud, et pigem see toetaks Fidesit. Peeter Madjar kogu aeg ahistati tema, mida ma kirjutasin sinna, vabandust? Jaa, sa kirjutasid minust väga hästi, et kas ta on tsentristlik parempoolne, konservatiivne inimene? Jah, mis siis? Kedagi ei huvita. Ta usub demokraatlikku riiki ja õigusriiki ning tema ülesanne on viia Ungari Euroopasse tagasi. Just. Et kas ma saan su jutust aru, et Madjari poliitiline ideoloogia ei olegi praegusel juhul üldse oluline, et kui kas sellele tema poliitilisele ideoloogiale pööratakse välismaal sinu arvates liiga palju tähelepanu? Jah, ja see arvamuslugu küll sündis sellest, et see on loomulik tegelikult. Inimesed, kui näevad midagi, siis proovivad seostada seda asjaga, mida nad juba tunnevad. Et nad proovivad nagu paralleelsusi näha enda oma valimissüsteemiga või sellega, millega ise on harjunud. Ja sellepärast, kui keegi kirjutab, mis on nagu tegelikult tõsi, et Madjar on parempoolne tsentrist, mõned hakkavad juba mõtlema selle peale, mida see tähendab nende enda riigis ja sellepärast nad hakkavad igasuguseid nagu järeldusi tegema. Aga see Ungaris ei olnud üldse väga oluline. Oluline oli see, et Peeter Madjar näitas, et ta oli patrioot, et ta sügavalt armastab Ungarit. Ta on ausalt huvitatud ungarlastest ja nende muredest ja tema tunneb Fidesi Orbani võimu nagu taktikaid, kuidas nemad tavaliselt ründavad oma vastasi ja ta ei andnud alla, et tal oli selline vastupidavus, et ta lihtsalt naeras nende üle. Ja see oli need on kvaliteedid, mis tegelikult on sümpaatsed ükskõik
kõigele, ükskõik kellele. Okay. Ja no mida ma tahtsin veel öelda sellise eelmise asja kohta, et Peeter Magyari ahistamine. Temast levitati propagandat, et tema lapsed ei räägi temaga enam, et mõistavad teda hukka. Temal oli, tema tüdruksõber tuli välja, et oli Fideszi agent, sai 5 miljonit forintit kuus, et tema peale spioonitegevust teha. Riiklikud luureagendid üritasid TISA serverid hävitada. Tema telefoni peale pandi sõjaväeline nagu luure tarkvara või midagi sellist. Et temast prooviti lekitada seksivideo, lõpuks ei lekitanud, et temast tehti kogu aeg võltsvideosid, et tema, ma ei tea, rebib Orbani plakati laiali või võtab vastu käske Zelenskid või nagu täiesti hullumaja oli. Aga see ei murdnud teda. See on väga sümpaatne, ükskõik milline tema poliitika on. Ta just on hakanud valitsema, et isegi ta ei valitse veel. Et meil on aega veel vaadata, et milline täpselt tema poliitika on. Nüüd ei ole mõtet rääkida sellest, et nagu, aga kui konservatiivne ta on ja kas ta on liberaal. Ja teine asi on see, et on kaks käsitlust, mida ma näen väga tihti. Üks on see, et Magyar on mingi Brüsseli nukk, mingi Sorosi sõber, nüüd tuleb ta on mingi globalist, ta on mingi LGBT transaktivist, nüüd Ungarisse tuleb nagu suur hunnik migrante ja ma ei tea, mis iganes. Teine on see, et konservatiiv Peeter Magyar, tegelikult tema on sama halb kui Orbán, sest ta on konservatiiv muidugi ja see on nüüd mingi suur probleem. Ja tegelikult midagi ei muutu ja et Ungari ei muutu demokraatlikumaks kui enne, vaid meil on uus diktaator. No nüüd ma ei tea, mis meie probleem nüüd on, mida me peame kartma nüüd? Ja ma nägin ka seda videoklippi, mis praegu levib sotsiaalmeedias ka, kuidas Peeter Magyar käis seal hommikutelevisioonis rääkimas ja siis ta selle sama inimesega, kelle telekanal oli mõni aeg tagasi tema laste kohta mingid valesid levitanud, et ta võttis selle inimese ette, et ta isiklikult nagu, ta ei ole solvunud, aga me võtame midagi ette sellega. Aga lähme siit, ma arvan, äkki selle 4. uudise juurde, mis natukene näitab seda, millest me just rääkisime, kuidas kajastatakse Peeter Magyari võitu välismeedias ja võib-olla välismaalased saavad natuke valesti aru, et Martin Helme kirjutas, et naeran välja kõik, kes räägivad Ungari valimistulemuste austamisest, mäng käib selgelt teiste reeglite järgi. Ja Martin Helme muu hulgas seab kahtluse alla selle, et see valimisaktiivsus oli seekord 10–15% rohkem kui tavaliselt. Ma pean tunnistama, et ma ise õppisin ka 13 aastat tagasi Budapestis Korbinuse ülikoolis poliitikateadusi. Ja kui mina seal õppisin, siis oli Fidesz olnud kuskil 3 aastat võimul, et suhteliselt algusajal ja toona ülikoolis õpetati meile niimoodi, et üks partei on saavutanud sellise võimutäiuse, sest et Ungari valijaskond on suhteliselt poliitiliselt apaatne, ükskõikne. Neil oli olnud nii palju skandaale, see Ferenc Gyurcsany skandaal varasemast ajast ja inimesed olid nagu pettunud poliitikas. Ja seetõttu ei pööratud sellele eriti tähelepanu, valimisaktiivsus oligi madal ja inimesi eriti ei huvitanud. Ja mina seletan seda praegust nagu hüpet niimoodi, et see murdepunkt on tulnud, et
kas minu diagnoos sellele on õige, et nüüd on nagu see Ungari suhtumine poliitikasse hoopis teistsugune? No Martin Helme kirjutas, et ta naerab inimesi välja, kes arvavad, et Ungari valimised olid kuidagi ausad. Ma naeran Martin Helmet välja, et ma lugesin tema kirjutise. See oli niivõrd täis valesid ja põhimõtteliselt fanfiction, et see reaalsus, millest ta kirjutanud, elab vist ainult Martin Helme peas, nii et minu meelest selle lihtsalt ei vääri väga palju tähelepanu, mida ta seal kirjutanud on, aga valimisosalusest rääkides, ilmselt jah, päris kaua oli vastastõele, mida sina ka õppisid Corvinuses, aga jah, kätte on saabunud murdepunkt, on palju põhjusi, miks murdepunkt on kätte saabunud. See kindlasti ei ole see, et nüüd mingi Brüsseli agentid tulid ja hakkasid nagu, ma ei tea, mida tegema, raha jagama või ma ei tea, vaid ei, tuli inimene ja tuli liikumine, millesse sai uskuda ja ta suutis rahvast ärkvele raputada. Ja minu meelest see on palju huvitavam jutt, kuidas, miks ja kuidas seda õnnestus saavutada. Isegi ungarlased ei oleks seda uskunud. Ma arvan, et seda uuritakse veel aastakümnendaid, kuidas see nii juhtunud on, sest tõesti see tundus nagu ärkamisaeg. Ungarlased endiselt ei usugi, et kas me tõesti selle ära tegime. Ja selleks oli vaja, et Peeter Magyar keskenduks maale, maainimestele. Ta teadis, et Fideszi võim tuleb maalt ja sellepärast ta just läks sinna ja läks sinna väsimatult, et sadades linnades, alevikkudes ta rääkis inimestega, kogu aeg läks nende õhul, surus käsi, tegi selfisid, rääkis päris asjadest, mitte välja mõeldud hirmudest, mis tuleb Ukrainast või Brüsselist või ükskõik, vaid sellest, et miks ei saa arsti juurde, miks lapselapsed kolivad ära, miks rong kogu aeg hilineb, et asjadest, mis olid pärised. Ja ta suutis luua selliste nagu aktivistide võrgustiku, kes lihtsalt said nii palju energiat ja nii palju entusiasmi, et nad käisid ringi, koputasid ukstel. Mina olen ka maalt pärit, minu enda pereliikmed olid selles aktiivsed, ma nägin, mida nad tegid. See ei olnud mingi välisagentide jutt. Ma tulen veel Corvinuses õpetati veel sellist asja, et Ungaris on suhteliselt tavapärane asi, et kui tuleb uus valitsus võimule, siis nad vahetavad ühtlasi välja ka kõrgemad riigiametnikud. Et see pidi olema, meil õpetati seal niimoodi, et on Suurbritannia süsteem, et kus on omad professionaalsed tippametnikud ja siis on selline Ungari süsteem, kus tuleb uus partei, vahetab välja. Et see peaks olema nagu suhteliselt tavapärane asi Ungaris. Ja minu küsimus ongi see, et minu võib-olla teadmised sellest Ungari süsteemist on natukene aegunud, kuna ma õppisin 13 aastat tagasi seal. Kindlasti on Fidesz vahepeal seda olukorda väga palju muutnud, aga kui keeruline saab olema Magyaril kogu selle süsteemi väljavahetamine, mida praegu Ungaris selle kohta räägitakse, mida sa arvad? Me kõik vaatame seda väga suure huviga, kuidas see õnnestub. Et on tõsi, et Peeter Magyar on lubanud välja vahetada enamikke riigiametnikuid. Ma tahan seda väikest täpsustamist
teha, et tegelikult see ei ole Ungari süsteem, et kogu aeg vahetatakse välja oma inimestega, vaid et Magyar tahab tippametnikke seal ja tema tahab vahetada praeguseid, sest nad ei ole tippametnikud, nagu kahjuks nad lihtsalt ei ole, nad ei ole väga head. Ja ma tahan seda öelda ka, et näiteks Ungari keskpanga juhti ei soovi tema vahetada, sest tema meelest ta on hea tippametnik, et kes on tema hinnangul ja mitte ainult nagu isiklikult tema hinnangul, vaid tema partei, tema meeskonna hinnangul hea ametnik. Ta ei taha teda puudutada. Ta tahab ära vahetada neid, kes hetkel ei ole midagi muud kui Fideszi nukud. Nukud, jah. Nukud. Nii et kuidas tema neid vahetab? Ta on korduvalt palunud nendelt tagasi astuma. Eile näiteks riigipealt, presidentilt, kellega tema kohtus ka. Aga näeb välja, et president ei kavatse niisama tagasi astuda. Kui tema juba valitseb, siis nendel on võimalik, nendel on õigus presidendi eemaldada, nagu parlamendil on õigus seda teha. Mulle tundub, et Magyar ei taha väga palju seda, nagu ta ei taha nii kaugele minna, aga ta on valmis nii teha ja mitte ainult presidendiga, vaid teistega ka. Ja ma tean, kuidas see välja näeb nagu välismaalt. Just sellepärast ma seda küsisingi. Eestis on ka selline süsteem, kus on tippametnikud olemas ja et kui sa ikkagi lähed neid kangutama, siis see on nagu selline halb märk. Aga Ungaris ma tean, et see süsteem on juba iseenesest teistsugune. Kahjuks on, et me tõesti tahame, et seal oleksid inimesed, kes oskavad seda tööd teha. Et ma oskan ainult seda teha, et uskuge meid, et see ei ole see, kuidas see välja näeb. Magyar ei taha nagu oma inimesi. Ta tahab häid juhti lihtsalt. Meil hakkab saate aega vaikselt ära lõppema. Ma lõpetuseks tegelikult küsiks sellise asja, et on palju räägitud sellest Ungari valimissüsteemist, kuidas võitjal on võimalik saada superenamus. Et kas Magyaril on plaan seda süsteemi nüüd muuta selliseks, et see tasakaal oleks natukene rohkem paigas või kas ta on sellest rääkinud enda riigireformi juures? Ja, on palju rääkinud. Ta rääkis sellest, et kuigi nendel on superelamus, nad ei soovi seda niiviisi kasutada, nagu Fidesz kasutas, et läbirääkimisi üldse pole. Samal ta on rääkinud sellest, et tema tahab valimisseaduse ümber kirjutada, et superenamust saavutada ei oleks nii lihtne, kui nüüd on. Et midagi nagu tasakaalukamat. Ja tema on rääkinud ka sellest, et tahab sellist asja põhiseadusse kirjutada, et peaminister ei saaks olla rohkem kui 2 mandaati nagu olla peaminister. Et 8 aastat ja kõik. Ja see kehtib nagu see kehtib tema enda kohta ka. Tema enda kohta ka. Just. Aga ma arvan, et meil nüüd saate aeg hakkabki lõppema. Ma väga tänan, et sa tulid rääkima siia Ungari poliitikast. Võib-olla mõne sellise nurga alt, mida mõnes teises saates ei ole veel räägitud. Loomulikult aitäh sulle selle töö eest, mis sa teed siin meie
meie hõimuvelledega Venemaal, aitad neid ja tegeled ka soome-ugri keeleteadusega. Et loodame, et ka teised meediamaad, kus sa käid, saad ka seal enda tööst natuke rohkem rääkida. Aga meie tõmbame otsad kokku. Järgmine nädal on juba täiesti uued teemad, uued külalised. Püsige lainel ja tellige Postimeest edasi. Aitäh teile!